Kuuse oksal küünlalõõm, nagu väike ingel. Jõulunukrus, jõulurõõm, ühteaegu hingel. Ühteaegu kurb ja hea, keset valguslaike. Täna ise ka ei tea, oled suur või väike. Tahaks nutta väheke, jõuluhardal meelel. Piparkoogi täheke, tasa sulab keelel. Tere, kallid õpetajad, õpilased ja külalised. Alustame 3. kuni 4. klasside jõuluaktusega. Rõõmu king
saab kooli direktor Mari-Liis Sults. No tere päevast! Meil on siin kuusk ja meil on siin kingitused ja meil on ka üks tool. Nii et me võib-olla ootame külalisi, et siis hoidke kõrvad valvsad, mis kell keegi võib-olla koputama hakkab uksele. Aga enne seda ma tahaks teid viia tagasi oma jõululaupäeva ja selleks ma paluks, et te panete oma silmad kinni ja kujutate ette seda, mida mina teile räägin. Nii et nüüd kõik silmad kinni. Täitsa kinni. Kinni. Ja väike klass paneb ka silmad kinni. Ja nüüd te kujutate ette, et mina olen 10-aastane. Ja ei, ma ei ole veel 47. Ma olen 10-aastane. Ma käin näiteks 4. klassis ja ma olen just ema aidanud ja kõik jõulusöögid valmis teinud ja lõpuks pääsenud sealt köögist ja panen ennast pidulikult riidesse, sest hakkab jõulusöömaaeg. Ma lähen suurde tuppa, kus on kaetud laud, mida ma ise katsin, kõik on väga ilus, sest mina tegin seda. Ja minu kodus on veel üks vennarasuke, kes on minust 3 aastat noorem ja kes mind alati kiusab ja segab. Tema oli kõik kahvlid ära peitnud juba, aga ma leidsin need ülesse, nii et kõik on ilus. Ja me hakkame sööma. Ema, isa, vend ja mina. Toas on kuusk, aga kingitusi ei ole. Ja järsku ma kuulen akna peal koputab keegi. Iga aasta see jõuluvana tuleb rõdult. Ja mina olen juba olnud seal suures toas 2 tundi söönud ja jälle vaadanud telekat natukes, jälle söönud ja siis tuleb jõuluvana rõdult. Et see oli minu jaoks alati üks suur üllatus. No tulge tagasi siia saali. Mina olen jälle 33-aastane muide, mitte 47. Ja ma soovin teile sellist samasugust rahulikkust, nagu oli minu jõulupäevas, laupäevas, ja sellist üllatust, et mis siis, et te arvate, et kas on seda jõuluvana olemas või ei ole, teie südames võib see jõuluvana alati olemas olla ja rõõmustage ja alati olge valmis üllatusteks. Ma tänan teid. Nüüd me soovime autasustada klassi kaunistamise võistlust ja siin saalis on siis üks klass, mis klass valiti siis kooliklasside kaunistamise võistlusel oma vanuserühma žürii lemmikuks. Žüriis olin mina ja veel teisi õpetajaid. Ja selle saab 4. A-klass. Ootan siia klassijuhatajat Anu. Ja nüüd, nagu ma lubasin, teie olete nüüd meie need rõõmsad lugejad, ja? Et olete septembrist peale lugenud aktiivselt iga päev ja nüüd siis me annaks välja kõige parimate lugejate diplomid igas klassis. Ja nüüd siis tuleb Eerik Pikken-Tiitmaa, oled esimese poolaasta koduses lugemises parim. Toorian Berk, oled esimese poolaasta lugemises parim. Nii, ja 4. A-klassi tublim on Laura Taal.
ja 4. B-s on lausa 3 tublit, nii et kutsun teid järjest siia. Kristiina Sarapuu, Marliin Tammaru ja Roger Aaver. Nii, ja siis me kuulutame välja ka kõige paremini lugeva klassi ja see kõige paremini lugev klass saab järgmisel aastal minna koos bowlingut mängima, ehk siis väga tore auhind ja see bowlingu mängimise pilt tuleb meil seina peale, nii et sinna panemegi alla esimene poolaasta kõige paremini lugev klass ja siis pilt, kuidas te bowlingus olete. Ja selle auhinna saab 4. K-klass. Ja ootan klassi juhatajat siia. Joonistuskonkursi Fantaasiamets parimate aud tasustamiseks saavad sõna 8. B-klassi õpilased Emma ja Katariina. Tere, me oleme siis 8. B-klassi õpilased, mina olen Katariina, tema on Emma ja seoses loovtööga tegime siis kunstinäituse teemal Fantaasiamets ja me annaksime ära 2 auhinda, et siis Eliso, Anti ja 4. B-klass saab võttes 2. koha. Palun. 3. C-klass Aleksander Mihheljenkov, 1. koht. Oota. Suur aitäh kõigile, kes osalesid, väga palju töid oli. Aitäh! Все знают Лёву Севера, тут много разных наций. И несмотря на лютый холод, здесь люди любят улыбаться. Тут все искрится, словно нечаянно кто-то взял и рассыпал бриллианты. Как не влюбиться, если она так танцует, тут без вариантов. Давай с тобой нашаманим погоду, давай станем едины с природой. Давай будем руками трогать свободу, якутяночка моя, я потанцую с тобою. Это зима, город. Здесь много друзей и знакомых. Люблю и горжусь, и все помню. Приезжайте, я вас познакомлю. Ну да, не Малибу, здесь пальмы не растут. И вместо кросс кореет и вунты обуты крут. На сваях тут дома растут и рады. Тут всегда костру, ищи на карте мой Якутский. Будь уверен, тебя ждут. Здесь случился мой первый победный бросок. Первая любовь и живет семья. Белый-белый снег, синий-синий лед. И танцует якутяночка моя.
appi sellest jõulust ajalukku lennutas. Kas teie teate, kes mina olen? Ja kes ma olen siis? Kes ütles Batman? Jõuluvana, muidugi ma kuulsin väga hästi. Kes teie olete? Õpilased. Ja teie õpite siin. Kuidas teil läheb? Ma kuulsin, et teil läheb hästi, aga kas teil läheb ka väga hästi? Mina tean, kuidas teil võiks veel paremini minna. Mul on teile kingitusi. Kas te tahate kingitusi saada? Väga tore. Ma lähen vaatan kuuse alt, aga kui ma nüüd kingitusi jagama hakkan, ma tahan, et te esineksite mulle ka. Väga ilusa kuusekes olete siia pannud. Tulge võtke oma kingitus ka. Aisa kel
väga kena laul. Teile on kohe 2 kotitäit kingitus. Teile on ka kingikotid. Poisid aitavad. Mida mina teen? Tule juba siit, oodata ma ei jõua. Kingitusi ootan juba, nagu näiteks iPhone ja uus tuba. Võib olla palju palutud, aga ka talutud, et saaks toa uue ja iPhone 6. Riba-raba rebane vahtis kuuse juured. Riba-raba rebane jõulupakki tahtis, mis võiks olla paki sees, küsis jõuluvana. Kana ikka jõulumees, piparkoogi kana. Väga tubli.